sõbrad, see kulp valgupulbrit sisaldab umbes 19 grammi valku ja 100 kilokalorit. Kui palju peaks tavalist toitu sööma siis, et võrdväärne kogus valku saada? Ja kuna see on pähklivõi maitsega, siis vaatame kohe esimese asjana pähklivõid, sest paljud inimesed ütlevad, et ka pähklivõi on hea valguallikas. Selleks peaksid sa sööma 75 grammi seda imelist pähklivõid, ehk siis umbes neljandik seda väikest purki ja siit sa saad umbes 460 kalorit. Järgmine Kreeka jogurt, see on nüüd natukene kõrgema valgusisaldusega kui teised. Seda sa peaksid sööma 270 grammi umbes 3/4 seda topsi ja siit saaksid ka umbes 215 kalorit. Ka kaerahelbed sisaldavad valku, mitte küll täisväärtuslikku valku, aga selleks, et saada umbes 20 grammi valku kaerahelbestest, peaks sööma umbes 150 grammi neid, mingi paar kaussi putru ja sealt sa saaksid umbes 500 kalorit. Next, delikatess sakkliha, mis on suht madala rasvasisaldusega ja seda sa peaksid sööma siis umbes 100 grammi, et saada 20 grammi valku, ehk siis kolmandik sellest pakist ja see annaks sulle 144 kilokalorit. Kui sa võtad mingi teise hakkliha, siis see võib olla 200 kuni 300 kilokalorit. Kodujuust, vähe rasvane, seda sa peaksid sööma umbes 140 grammi, alla poole topsi, et saada siis mingi 19 grammi valku ja see annaks sulle mingi 115 kilokalorit. Ja mul on siin või ka muidugi laua peal, seda ma ei tea, mingi 1,000,000 kalorit. Ma arvutan selle ja panen alla kirja. Loomulikult erinevate valguallikate omadused on erinevad toidud sisaldavad lisaks valgule ka erinevaid toitaineid ja erinevate valkude väärtused on siis ka erinevad valgud ei ole võrdsed, nad sisaldavad erinevas koguses aminohappeid ja nii edasi. Pikem möla läheb alla. Vot, edu sõbrad!